juurtest, läheb välja sööt Niitsule ja tuleb kolmene. Väravalt sisse ja lahendab hästi nüüd olukorra ära. Rapla kaitse märksa parem. Ja Niitsult veel kohe kolmene eemalt otsa. Ja sealt tuleb, tabab ise Cheese Niitsule ja 2 punkti juurde sealt. Cheese. Ja ise on õiged. Ja nüüd Cheese saab palli keskjoonel. Diego koob sisse, selline üritus praegu. Uut Tomitšile, Niits küsib alla, Van Beek seal tema peal. Ja Niits lahendab kiirelt ära. Cheese. Sealt põrgatamas ja pääseb sealt ka ise läbi. Veel välja ja Cheese'il suurepärane koht olemas ja 3 punkti tuleb. Ja Woods eemal, mida nüüd tehakse ja vaatame, kuidas see õnnestub. Ja Laane võtab Torvekul põrgatuselt palli ära. Stevens võtab kaugviske ja vähendab vahe 7-le. Kas võtab sealt kohe ise veel viske? Ei, Davidjuk tagasi Stevensile. 5 sekundit, Stevensilt päris raske sooritus. Nüüd on Raplal võimalik mängu juhtima minna, kui 4 minutit jääb normaalaja lõpuni. Ja võtab Cheese viske ja paneb ära ning Avis Utilitas Rapla juhib BC Kalev Cramo vastu. Selles mõttes mööda sööt, et ei olnud võimalust, et pall temani jõuaks ja nüüd Van Beek teeb ülihead tööd ja blokeerib Cheese'i viske. Aga tuleb treilerina Tomic. Aga ei saa Van Beek ka teist vabavitset sisse, nii et 2-punktiline edu ja Stevens paneb peas ning +4 Raplale. Ja Kovljar pudistab veel palli ära ja 83-77. Avis Utilitas Rapla võtab võidu.